Käisin hiljuti dermatoloogi juures. Okei, see on Rogeri publik. Käisin hiljuti nahaarsti juures. Mulle meeldib, ma ütlesin dermatoloog, te vaatate mind nagu ma oleks magistritöö. Käisin nahaarsti juures hiljuti, sest mul tekivad õlgade peale nagu sellised nagu akne ristkülikud. See on, nagu, ma näen välja nagu teismelisuse kindral. See on nagu mingi aupaistetus. Käeb nagu õla peal ja siis ma läksin arsti juurde, oli siin naisterahvas, oli arst, võtsin nagu särgi seljast, ta vaatas mu selja üle ja siis ütles, et kuule, et tahaksin sulle välja kirjutada ühe ravimi. Selle nimi on Roaccutane ja sa pead seda 8 kuud iga päev võtma. Ja ma küsin, et kas seal on mingi kõrvalmõjusid on ka või? No kui kaua sul aega on? Esimene kõrvalmõju, kui sa alustad Roaccutane'i kuuri, on see, et sa kuivad. Kõik su juures kuivab, su kannad kuivavad, su nahk kuivab, su silmad kuivavad. Sa muutud Tanel Kiige huulteks. Ma ei teaks, kuidas sa saad olla terviseminister ja sa ei oska hügieenilist huulepulka kasutada? Ei, nagu ta naeratab, verd jookseb, see on nagu haige. Ma ei taha kuiv olla, aga okei, jätkame nende kuradi kõrvalmõjudega. Olgu ja siis teine kõrvalmõju. Kuna Roaccutane, sa võtad seda iga päev 8 kuud ja see koormab su maksa, siis lihtsalt 8 kuud ära joo alkoholi. Ma läksin nagu kettasse, kui vabameelselt ta seda ütles. Kes ei joo 8 kuud? Ma üritan nagu vinnist vabaneda, mitte paremaks inimeseks saada. Okei, Tartu, teeme aplausi, kes ei ole veebruaris joonud? Okei, see on mingi 14 inimest. Ja isegi seda ma ei usu, ma nägin teie reovee statistikat. 2% oli sitt. Ülejäänud oli Ants ja Mõrna ja nagu... Ja ka 8 kuud, päriselt 8 kuud ei tohi juua või? Okei, ma oleksin kõige hullem rase naine, nagu ever. Ma oleksin uue tähenduse sunale rasedustsükkel. Terve aeg teeksin šotte ja lõpuks mingi hapukapsas kukub välja. Ja ka mingi vinni pärast ma ei tohi... See oleks kõige veidram anonüümsete alkohoolikute miiting ka. Kas kõik enne mind räägivad järjest rohkem perses lugusid? Tere, minu nimi on Madis, ma olen alkohoolik. Ja ma olin liiklusõnnetuses. Tere, minu nimi on Kalle, ma olen alkohoolik ja ma olen Riigikogus. Tere, ma olen Dan ja ma tahaksin ilma maikata basseinis käia. See kontrast tekib sinna, mulle ei meeldi. Okei, fine. Peab karsklaseks hakkama. Kas on midagi veel? No 3. selline suurem kõrvalmõju, kui sa võtad Roaccutane'i. Depressioon. Nimelt, kui sa loed Roaccutane'i infolehte, seal ütleb väga selgesti, kõigepealt sa saad kaineks, siis sa kuivad ära ja siis sa pood ennast ülesse. Sa oledki lihtsalt mingisugune läikiv rosin kuskil surnukuuris. Ja inimesed käivad sind vaatama, siis on jumal, miks ta end ära tappis, tal on nahk on nii puhas. Oleks mul nii puhas nahk ever, ei tapaks end ära. Inimesed on ikka nii tänamatu. Mul on see, et mul on nagu vinnid, kas tõesti nagu ainult kiiritusravi on variant või? Ja siis ta veits nagu mõtles, no tegelikult üks ravi on veel. Ja ma mõtlesin, mis see on, nülgimine või? No, ma tavaliselt meestele seda ei soovita, aga on üks kreem. Ja sa pead seda iga päev määrima 6 aega. Ja see töötab ka.
ja mul on see, mis selle kõrvalmõjud on? Ei ole väga kõrvalmõjusid. Miks me pidime selle emotsionaalse rännaku just läbima, et selle kreemini jõuda? Ja ta veits nagu mõtleb, nagu, et tead, mehed väga ei kreemita. Ta ütles, mehed väga ei kreemita, nagu arst, doktor, kittel, CD-plaat. Mehed väga ei kreemita. Mul on see, mis kuradi bullshit vastupidine seksism see on. Ja ta sai, no tead, et alati tuleb mees. Ma kirjutan talle seda kreemi, ütlen, et väga tähtis iga päev määrida. 2 kuud hiljem tuleb mingi Freddy Krueger pitsa nägu tagasi. Ma küsin, mis juhtus? Ma ei tea, unustasin. Ja ma olen soovitanud meestele, et pange see kuradi kreem mingi asja kõrvale, mida te iga päev niikuinii kasutate. Mingi hambaharri või autovõtmed, õhtul lähed, vaatad seda nagu koopa mees, tekib see seos peas nagu. Aga mehed ikka ei kreemita. Ma see, mis loll juttu sa ajad, see on nagu täielik bullshit, nii et ma ostsin seda kreemi. See oli 2 kuud tagasi ja ma ei ole kordagi kreemitanud. Isegi natukene mitte ja mõtlen, kurat, tal on ikkagi õigus, mehed ikka ei kreemita. Aga see on tegelikult täiega ebaõiglane, kui vähe mehed oma keha eest hoolitsevad võrreldes naistega. On siis naised, te nagu kreemitate, käite pesus, aga naise keha on nagu tempel. Mehe keha on nagu see parim enne möödas tempel, see on nagu